Oma raamatus Folk Psalms of Faith, mida võiks tõlkida siis rahva psalmid usust, on Ray Stedman kirjutanud loo kogemusest, mis juhtus Ameerika piibliõpetaja ja teoloogi Henry Allen Ironside'iga. Nimelt läks ta restorani sööma ja kui ta oli kohe sööma hakkamas, tuli üks härrasmees tema juurde ja ütles, et kas ma võin teie lauda istuda. Ironside oli sellega nõus ja kui see mees oli maha istunud, siis Henry Allen Ironside langetab oma pea selleks, et paluda õnnistust toidule. Nii nagu kristlased seda ikka teevad. Ja see lauapartner vaatas teda ja kui Ironside pea tõstis, siis see kaaslane küsis, et kas teil on midagi halvasti, et kas teil pea valutab või ei? Kas midagi on toiduga halvasti? Ei, et ma tänasin Jumalat selle toidu eest. Mille peale siis laua kaaslane ütleb, et te olete ka see nende hulgast. Ja siis jätkab, et mina ei palu ega täna kunagi enne sööki seepärast, et ma olen teeninud oma vaeva, oma käte, oma higiga kõik selle, mille eest ma selle toidu ostan ja siin ei ole mul kellelegi teisele tänu anda, kui vaid iseendale, et mina hakkan kohe sööma. Mille peale siis Ironside ütles, et see on täpselt nagu minu koer teeb. Ja sest sarnaseid lugus on teisi, ma olen kuulnud ka ühest farmerist, kes ütles siis sellele vestluspartnerile, et jah, et see on täpselt nagu mu sead laudas teevad. Tänulikkus ei ole mitte ainult suurim voorus, vaid kõigi teiste vooruste ema, on ütelnud Rooma riigimees ja filosoof Cicero. Aesopos on ütelnud, tänulikkus muudab selle, mis meil on, piisavaks. Ehk see, kui palju meil on, ei tee meid õnnelikuks, vaid see, kui paljut me oskame väärtustada ja kui palju eest me oskame tänulikud olla, see teeb meid õnnelikuks. Corrie ten Boom seob tänulikkuse Jumala usaldamisega. Ta on ütelnud, tänamine on tegutsev usk. Usk, et iga hetk, olgu ta kerge või raske, kurb või rõõmus, on hetk, mis on Jumala käes. Ja on veel üks ütlus, mida tahaksin enne Jumala sõna lugemist teieni tuua ja see ütleb, ma kahjuks ei tea selle ütluse autorit, aga see ütleb niimoodi, et kes annavad Jumala kätte kõik, need näevad kõiges ka Jumala kätt. Kes annavad Jumala kätte kõik, need näevad ka kõiges Jumala kätt. Nii et me saame elada väga erinevalt, me võivad olla isegi samad ressursid kasutada, samad olukorrad, ja keegi näeb häda, viletsust, põhjust nurisemiseks ja keegi teine, kes on usaldanud ennast Jumala kätte, ka need head ja ka halvad olukorrad, see näeb kõiges Jumalat. Ja kui sa näed kõiges Jumalat, siis sa näed ka põhjust olla tänulik ja kui sa näed põhjust olla tänulik, siis sinu elus on rahu ja rõõm. Armas püha vaim, tule ja õpeta ja juhata meid täna, tõmba meid enda lähedale, et me võiksime astuda samme, mis toovad meid rohkem sellesse reaalsusesse, kus me oleme ennast aina rohkem sinule üle andnud ja andmas ja kus me näeme rohkem ja rohkem kõiges sinu tegutsemist, sinu kohalolu ja sinu kätt. Palume Jeesuse nimel. Me loeme 145. psalmist, psalmid 14-18 ja 21. Issand toetab kõiki, kes on langemas ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Õige on issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tema tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Sina annad neile nende roa omal ajal. See fraas kõlab tänases jutluses veel korduvalt ja korduvalt.
Ma usun, et enamus meist palub iga päev meie igapäevast leiba, anna meile täna päev. Isegi võib-olla mitte nii palju sellepärast, et meil oleks väga mure sellepärast, vaid me palume meie isa palvet ja see on osa sellest palvest. Veel suurem tõenäosus on see, et väga-väga suur osa meist tänab iga päev igapäevase leiva eest, enne kui me sööma asume. Kas pole ilus väljend? Igapäevane leib. Me saame iga päev tema peale loota. Nii nagu igal päeval on uus arm, on igal päeval uus igapäevane leib. Piiblis on üks lugu, Jeesus ise räägib sellest, kuidas üks mees sai aina rikkamaks ja ta aidad said vilja täis ja ta mõtles, et ta teeb uued aidad ja täidab need ka viljaga ja see kogu see materiaalne suursugune elu, see oli see, millele ta toetus, millele ta rajas, et see on see, mis teeb tema elu turvaliseks ja siis Jeesus ütleb, et sa meeletu mees, et sa ei tea oma homset päeva ja nii on see meie kõigiga. Et kui meie paneme oma lootuse sellele, mis me siin maa peal teenime, oma, ma ei tea, kasvukontot või investeeringud, mis meil on, mida on igati tark teha ja tänu Jumalale raha kasutamise tarkuse eest. Aga kui sa paned oma lootus selle peale, et see loob sinu ellu mingisuguse turvalisuse, selle peale ütleb Jeesus, et sa meeletu mees või naine. Seepärast, et sa ei tea, mis homme juhtub. Ja sellepärast pane oma lootus Jumalale, kes annab meile meie igapäevase leiva, kes annab meile armu igal päeval, igal hommikul. See on uus. Ja rääkides tänulikkusest, siis me saame iseendalt küsida, et kas me näeme seda imena, et meil on igapäevane leib. Või näeme me seda täiesti iseenesest mõistetava see lihtsalt on niimoodi, see peabki niimoodi olema. Ma ei oska protsentuaalselt seda tuua, aga ma kahtlustan, et neid, kes sisuliselt ei pea oma igapäevase leiba pärast muretsema, kuhu kuulume ka enamasti meil on igapäevane leib laual. Neid on vähem maailmas kui neid, kes mõtlevad, mida järgmisel päeval lauale panna, kes peavad iga päev väga-väga ränka vaeva nägema selleks, et see leib või riis või midagi, mida hamba alla panna, oleks laual igal päeval. Nii et küsimus on see, et kas me näeme seda, et meil on leib laual, kas me näeme seda imena, tänupõhjusena või on see midagi iseenesest mõistetavaks saanud meie jaoks. Ja samas ei ole ju tõenäoliselt meile ka võõras see tunne, mis meid valdab, kui meile tundub, et kus siis Jumal on oma igapäevase leivaga või selle roaga õigel ajal. Kui me mõtleme leiva ja roa natuke laiemat kui ainult seda, mis meil külmkapis on või leivakapis. Tõenäoliselt oleme olukorras olnud, kus me oleme igatsunud, kus me oleme palunud, kus me oleme lootnud isegi Jumala peale ja siis on see meie paika pandud päev käes ja seda meie vaimusilmas ette nähtud vastust meie poolt paika pandud ajal ja meie poolt aru saadud kujul ei ole esile tulnud ja me oleme võib-olla esitanud üks nuriseva küsimuse Jumalale, et kus see minu igapäevane leib siis on või roog. Kui me võtaks tänast jutlust kui sellist matemaatilist tehet, nii nagu 2 + 2 on 4, siis nendeks teguriteks oleks esiteks roog ehk siis leib ja teiseks oma aeg ehk tänapäev. See, et me leiame selle palve, meie igapäevast leib, anna meile tänapäev, meie isa palvest ehk kõige tähtsamast palvest või siis mudelpalvest, mille Jeesus õpetas oma jüngritele, see näitab seda, kui oluline Jumala jaoks on ka meie argised asjad, ka meie füüsiline ihu. Sellel puhul saame rääkida holistikast või holistilisest inimesest ehk see sõna holistika tuleb kreekakeelsest sõnast holos ehk terviklik. Ja kui me räägime näiteks holistilisest meditsiinist, siis see ei tegele ainult
haiguse sümptomitega, vaid vaatleb inimese elustiili, stressi, toitumist, vaimset seisundit. Holistiline õpe või pedagoogika püüab arendada kogu inimest, tema teadmisi, tema väärtusi, tema loovust, sotsiaalseid oskusi. Ja teoloogias tähendab holistiline vaade seda, et Jumal ei hooli ja tegele mitte ainult meie vaimuga, vaid meie kui tervikuga, ehk siis meie ihu, meie hing ja meie vaim. Ja seega kõikide muude asjade kõrval õpetab Jeesus meid palvetama meie igapäevase leiva eest, millegi väga praktilise eest. Meid loonuna teab Jumal, et füüsiline mõjutab vaimset ja loomulikult ka vastupidi. Tal ei ole ükskõik meie maine, elu ja ka meie füüsilise ihu käekäik. Ta õpetab meid panema oma lootust ja usku selleski tema peale, nii nagu me seda reeglina vaimulikes teemades teeme. See, kui Jeesus ütles saatanale, et inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, et mõned on võtnud see, et see ihu pole üldse tähtis või füüsiline toit ei ole üldse tähtis, et meil on seda vaimset toitu vaja. Aga see on see, kui me hakkame kuidagi väga äärmuslikult mingid kirjakohti tõlgendama, kui me loeme seda, siis me näeme, et inimene ei ela ükspäinis leivast, ehk ta elab leivast, aga midagi on veel vaja. Ka vaimne inimene tahab toitu saada. Ja see ei ole sõnum, et igapäevane leib ei ole oluline, vaid kui me mõtleme selle konteksti peale, siis Jeesus ütleb saatanale, kes soovitas ju Jumala pojal ennast kuidagi tõestada, et on Jumala poeg selle läbi, et tee need kivid leibadeks. Ja Jeesus ütleb saatanale, et elu on palju rohkem kui leib, see füüsiline leib. See, kui ma kivid teeks leibadeks, ei tõesta kuidagi, et ma olen Jumala poeg. Ma ei vaja sellist enese tõestamist sinu ees ja selle saatana palve taga on Jeesuse enda öeldu, et aga ega isa siis ei anna kivi lapsele, kes palub leiba. Aga Jeesus ütleb, et isa varustus ja hool ei piirdu ainult leivaga. Me teame, et Jumal saatis üsna pea Jeesuse juurde inglid, kes varustasid teda, kes ei allunud saatana provokatsioonile, kellel oli ilmselgelt tohutu kihk ja soov süüa tema keha, tõenäoliselt karjus. Kes on paastunud, see teab seda olukorda. Aga ta ei allunud selle provokatsioonile ja ütles, et see, kuidas Jumal varustab, et see on midagi palju rohkemat kui lihtsalt leib, et me peaks oma elus ainult sellele keskenduma. Ja ta sai seda üsna varsti kogeda, kui inglid tulid ja teenisid teda. Ma ei tea täpselt, kuidas see käis, aga ma usun, et nad teenisid seda, kui seda sõna kasutada, holistiliselt. See puudutas tema ihu, see puudutas tema vaimu, see puudutas tema hinge. Saatana sõnum oli see, kui sa suudad need kivid muuta leibadeks, see tõestab seda, et sa oled Jumala poeg. Ehk siis Jumal annab kuidagi hinnangu sinule selle kaudu. Jeesuse sõnum oli see, kui need kivid muutuvad leibadeks, kui isa annab mulle leiba praegu, siis see ei tõesta mitte midagi. See ei tõesta ei Jumala armastust, see ei tõesta Jumala suurust, seepärast, et Jumala toimimine on midagi palju laiemat kui lihtsalt ühe kõhutäie andmine. Ja see paneb mind mõtlema kristlaste peale, kes alati väga täpselt teavad, mida Jumal peaks tegema, mis ajal ja mis kujul. Osates väärtustada siis Jumala sekkumist või Jumala tööd või Jumala olemust ainult selle põhjal, et kui Jumal siis teeb niimoodi, siis on kõik hästi, kui Jumal ei tee, siis on kindlasti probleem, kas siis Jumalas või meis, midagi on igal juhul valesti. Mina palun, tema peab tegema. Otse kui selline kommiaparaat või mündiaparaat, mündi sisse, vastus tuleb. Kõik, kes on veidi rohkem kristlased olnud, mõistavad, et suhe Jumalaga päris niimoodi ei toimi. Piibli praktika on kuidagi väga palju laiema pildi või arusaamisega, nii laiaga, et see jätab meie arusaamine jääb sageli, või kogu see asi, see Jumala liikumine, Jumala toimimine jääb meie arusaamisest panoraamist sageli välja. Paratamatult on meie Jumalaga koos käimises need hetked, mil meil on vaja otsustada, et Jumal ei ole muutnud kivise leibadeks. Jumal ei ole toitnud minu
kõhtu sellel hetkel, kui ma tunnen, et see peaks olema niimoodi. Jumal ei ole täitnud täpselt niimoodi neid vajadusi, nagu mina olen mõtelnud. Aga kusagil on inglid, kusagil on varustus, ma tean seda, et Jumalal on üks parem vastus, ühel paremal ajal, kusagil on see leib, mis on minu jaoks valmis pandud. Ja ma tean, et Jumal toob oma roa esile õigel ajal. Kui me räägime leivast, mis seisab meie isa palves, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev, siis Martin Luther on kirjutanud selle leiva kohta nii. Mida tähendab igapäevane leib? Kõike, mis toidab meie ihu ja rahuldab selle vajadusi, toit, jook, riided, jalanõud, maja, õu, põllud, kariloomad, vara, varandus, raha, varandus, jumalakartlik abikaasa, lapsed, jumalakartlikud teenijad, ustavad valitsejad, hea valitsus, rahu, tervis, kord, au, head sõbrad, ustavad naabrid ja muu taoline. Nii et Luther on küllaltki üksikasjalikult püüdnud siis sõnastada selle, et mida võiks seal meie isa palves see igapäevane leib tähendada. Ja samas ei ole see loomulikult lõplik loetelu. See leib on ilmselgelt midagi enamat kui, ma ei tea, meie must leib Eestis või valge leib laialdasemalt maailmas. See on üldse palju rohkem kui meie leivakapi või külmkapi sisu. See tähistab midagi enamat, kui me isegi suudame mõista. Jumala head ja piisavat varustust, mille tõelist sisu ja tõelist väärtust mõistab lõppkokkuvõttes ainult tema ise. Ma usun, et just see on see, mida Peetrus mõtles, kui ta kirjutas sellised read, et tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik. Kõik, mis on vajalik eluks ja Jumala tundmiseks või Jumala kartuseks või vagaduseks. Tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Kõik. See on see leib. See on see Jumala tõotus. Nii et roog oli esimene sõna. Teine sõna, mis selles matemaatilises tehtes on aeg. Igapäevane. Sõna, mida tõlgime nii inglise kui eesti keelde igapäevaseks, on kreeka keeles epiousios. Ja see on üks huvitav sõna, seda ei ole piiblis mitte kusagil mujal kasutatud, kui ainult meie isa palves. Ja seega on tegelikult päris keeruline ütelda, mida see sõna epiousios võiks tähendada, kuna enamasti on sõnadel mitu erinevat värvingut või tähendust. Ja kui ta on kasutatud erinevates kohtades, erinevates kontekstides, siis me saame võrrelda, et kus autor on kasutanud seda, siis ta tõenäoliselt mõtleb selle sõnaga seda. Aga kuna neid kontekste ei ole, siis me mõnes mõttes jääb ainult aimata, mida autor võis mõtelda sellega. Nii ta on tõlgitud siis igapäevaseks. Jeesus kutsub meid paluma leiva eest, et meil oleks igal päeval leib. Et meil oleks igal päeval meie vajadused täidetud. Ja ilmselgelt see on midagi, mida Jumal tahab meile anda, mida ta on tõotanud meile anda, et meil ei ole vaja muretseda selle pärast. Ehk siis Jeesus räägib igapäevasest varustusest ja loomulikult tuletab selle meile meelde Iisraeli rahva kõrbeteekonda ja kui Iisraeli rahval oli ka nagu inimlik võimekus oli otsas. Niikuinii see suur 40 aastat kõrbes küll on püütud mõtelda, et kui palju pidi kaasas olema neil kariloomi, kui palju pidi neil kaasas olema tule tegemis, ma ei tea, puitu ja nii edasi. Me räägime kõrbest. Ja mõnes mõttes puht numbriliselt oli see kõik võimatu. Aga see, mis inimesel on võimatu, see on Jumalale võimalik, ütleb Jumala sõna. Ja see on üks näide, kuidas inimesel oli midagi võimatu tekitada korraga igal hommikul midagi söödavat sinna kõrbe pinnasele. Aga Jumalal oli see võimalik ja me nimetame seda mannaks. See ei ole see manna, mida meie saame kapist võtta. Aga see oli mingid helbed, mida nad siis purustasid ja millest nad tegid oma leiba.
aga selle saladus oli see, et tal oli kuupäev peal, nii kui me poodi läheme ja see oli kõlblik kuni ja see kõlblik kuni oli sama kuupäev. Ehk siis hommikul korrasid ja õhtuks pidi ära kasutatud olema, et järgmisel päeval nii mõnigi proovis seda, et võtaks varuks järgmiseks päevaks ka, oli ta juba pahaks läinud. Igapäevane leib, igapäevane usaldamine, igapäevane lootuse panemine Jumalale on selle loo tähele või selle loo mõte. Üks lugu räägib väikesest poisist, kes läks isaga pimedas taskulampidega või see laternaga läksid keldrist tooma midagi, aga väljas oli pime. Ja siis see laterna natuke valgustas nende teed ja siis poiss küsis, et isi, et kas meil ei ole sellist lampi, mis kogu tee ära valgustaks, et siis oleks ikka julgem minna ja isa ütleb, et vaata, et see ongi selline lamp, mis valgustab kogu tee ära. Et praegu on üks samm valgustatud, astume sammu edasi, on järgmine samm valgustatud ja nii kuni tee lõpuni välja on ju terve tee valgustatud. Meil on kogudusena 2026. aasta keskel toimub suur muutus, kui me sellisel kujul koguduse töö lõpetame. Ja eriti suur muutus on see ju pastori jaoks, et me peame välja mõtlema nüüd uued marsruudid, kus me lendama hakkame. Me oleme nii harjunud lendama 5 korda aastas, et peaks ju kuskile lendama. Et seni oli kõik paika pandud, et Tallinn, Varssav, Toronto, Tallinn, Frankfurt, Toronto ja Mariko ostis piletid ja kõik oli väga mugav. Peame kuidagi ise nende asjadega hakkama saama. No see on muidugi nali, aga suured muutused. Minul, meie perel on muutused, kuidas edasi ja vaheldamatult need muutused ja valikud ja küsimuse kohad on ka kogudusel, et kuidas me edasi läheme, kuidas ma kristlasena edasi lähen. Et ma ei tea, kuidas Jumal varustab, kuidas Jumal mulle loob võimalusi või kuidas ma leian asju, mis on õiged ja mis on head. Meil ei ole valgust päris lõpuni selles osas, aga me teame, et nii nagu ta on siiani meid toonud, nii ta teeb seda edasi, kuni lõpuni, kui me koos temaga jalutame. Ma loen uuesti tänase psalmi teksti. Issand toetab kõiki, kes on langemas. Kõiki. Ja tema tõstab püsti kõiki, kes on küüru vajutatud. Kui sa tunned praegu, et midagi sinu elus sind surub nagu maha ja sul on nina vastu maad peaaegu, et see koorem on nii raske, siis Jeesuse nimel praegu võta vastu see. Jumala sõna ütleb, et kes on küüru vajutatud, ta tõstab kõik püsti. Proovi ennast sirgeks ajada. Tema vägi on sinu juures. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. See on Jumala tõotus. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Kujutate, Jumal avab oma käe ja täidab kõik, mis elab hea meelega. Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Issanda kiitust rääkigu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Mida räägib sinu suu? Jumal sõna ütleb, Issanda kiitust rääkigu mu suu. Ja kõik liha, see tähendab, et mina ja tema ja sina ja tema. Andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Mitte ainult tänupühal, aga loomulikult ka tänupühal. Omal ajal, see väljend on heebrea keeles beito, mida võiks tõlkida ka tema ajal, ehk sina annad neile nende roa omal ajal või siis Jumala ajal ehk tema ajal. Ja me võime puhtteoreetiliselt arutada, et kas parem on meie aeg, kui meie arvame, et see asi peab esile tulema, või on tema aeg parem. Ilmselgelt. Me ju teame seda, et Jumala aeg on parem, aga seda on raske oodata sageli. Seoses ajaga on kreeka keeles üks võimas sõna, see on kairos. Ja seda on tõlgitud nii, see on õige mõõt, kindlaks määratud ja täpne aeg, mil asjad jõuavad otsustavasse punkti, kaua oodatud pöördehetk, sobiv või soodne aeg. Kui me elame Jumala juhatuse all ja Jumalat usaldades, siis meie elu ei pea olema midagi vähemat kui üks igapäevane kairos, see õiges ajas elamine, õiges kohas elamine. See on tema aeg. Ja see tema
tähendab juba seda, et see on külluslik, see on tähendusrikas, see on täis elu, see on täis armu, see on täis terviklikkust. Asjad ei sünni alati nii, nagu meie arvame ja tahame ja võiks öelda siin, et tänu Jumalale. Aga asjad sünnivad omal ajal, tema ajal. Ja need on asjad ja need on ajad, mil Jumal annab meile oma roa. Selle, mida me tõeliselt vajame ja mis teeb meid tõeliselt rahuldatuks ja terviklikuks. Tema avab oma käe ja täidab kõik, mis elab hea meelega. Ma lõpetan 2 looga. Üks on nendest Jeesuse tähendamissõna ja teine on tõesti sündinud lugu. Jeesus rääkis sageli või tõi näiteid põllumajandusest ja see tähendamissõna on ka seotud põllupidamisega. Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ja heidab magama. Ja ärkab üles öösel ja päeval ning seemed ärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest. Esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit, nisu, tera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Mida vanemaks ma saan, seda enam mulle hakkab tunduma nii, et jah, külvamine on oluline. Jah, lõikamine on oluline. Jah, teatud kontekstis tuleb ka umbrohtu eemaldada. Aga vaata, et kõige olulisem on võimekus puhata Jumala tõotustel. Puhata sellele, et kui me oleme külvamise teinud, siis meie ei saa palju teha. Nüüd on aeg magada. Nüüd on aeg puhata. Ja see ei ole laiskus, vaid see on selline terve hingamine selles, et me usaldame, et see, mis Jumal teeb, see on väga hästi. Meie igapäevast leiba annab ta meile tänapäev. See on võib-olla parim, mida me paluda saame ja teha saame. Anna meile palun igapäevane leib. Loomulikult me teeme ka oma osa, käime tööl või külvame seemne. Ja siis läheme puhkama, sest tema teeb kõik hästi. Ta annab oma leiva õigel ajal. Tema aeg on parim. Ma jälle üks vanaisa hetk tuleb siin. Võib-olla üks ilusamaid hetki. Kui mõtled ka isa-lapse suhtes või miks mitte ema-lapse suhtes, täpselt samad või vanaisa lapse-lapse või vanama lapse-lapse suhtes, on see, et kui sa pikutad diivani peal ja siis tuleb su lapse-laps su kõhu peale ja paneb oma pea sinu rinna peale ja paneb silmad kinni ja jääb näiteks magama või lihtsalt oleskleb niimoodi. See räägib turvalisusest, see räägib julgusest puhata ja hingata. Keegi ei tee sulle etteheiteid, keegi ei ütle, et miks sa midagi ei tee või miks sa sedasi oled siin vaid sa tead, et sa saad lihtsalt olla. See on vanaisale midagi väga erilist. Kujuta lihtsalt ette, mida Jumal kogeb või tunneb, kui meie tema lastena sarnaselt tema sülle poeme ja usaldame teda kas siis oma raskustes või ka oma headel päevadel paneme oma pea tema rinnale. Ma usun, et see on see, mida taevane isa igatseb, et me õpiksime puhkama tema süles. Ja võib-olla viimane asi enne uinumist siis öelda, et aitäh sulle, isa. Aitäh sulle kõige eest. Aitäh, et sa mind ka kõiges nendes kannatustes või raskustes. Sul on mulle oma roog õigel ajal. Ja lõpetuseks. Viimane lugu. Igal õhtul kuni tema surmani 1973. aastal tuli üks vanamees Floridas ühe silla peale ämbriga, mis oli täis krevette. Ja ta tegi seda igal õhtul, igal päikseloojangul. Mida aasta edasi, seda enam küüru ta vajus, seda raskem ta seda ämbrit vedada oli, aga ta tegi seda. Aastaid varem oli kapten Eddie Rickenbacker missioonil oma B-17 lennukiga, et toimetada üks oluline sõnum kindral Douglas MacArthurile Uus-Guineas. Ja kusagil Vaikse ookeani lõunaosas eksis nende lennuk
või nagu on kirjeldatud, nende lendav kindlus. Raadio levialast välja, kütus lõppes ja mehed olid sunnitud lennukiga maanduma ookeani. Peaaegu kuu aega võitlesid kapten Edi ja tema kaaslased vee ja kõrvetava päikesega. Nad veetsid unetuid öid, kui hiiglaslikud haiparved või hiiglaslikud haid nende improviseeritud parve püüdsid ümber lükata. Aga kõigist nendest merevaenlastest kõige hullemaks oli nälg ja janu. 8 päeva pärast olid nende toiduvarud otsas ja nende ellujäämiseks oli ilmselgelt vaja ühte suurt imet. Ja üks ime sündis ühel päeval, kui nad seal pool magades ja uneledes tundis kapten enda peas, et keegi maandus tema pähe. Ja see oli kajakas. Ja loomulikult nad püüdsid selle kajaka kinni, nad sõid selle osa, mis süüa oli võimalik ja sisikonda kasutasid siis kalade meelitamiseks ehk siis kalade püüdmiseks. Nad jäid ellu. Ja mõeldes sellele kajakale, kes sadu kilomeetreid rannikust korraga nende parve juurde tuli, mis ei ole loogiline, nii keset merd reeglina kajakaid ei ole. Aga see kajakas oli seal, andis oma elu selleks, et need mehed elaksid. Ja mõeldes sellele ohverdatud elule, pühendas see vana mees oma terve edasise elu selleks, et anda tänu nendele kajakatele, kelledest keegi suri nende eest. Sa mõistad, kellest see lugu on. See on lugu Jeesusest. Ja see on lugu sellest, kui iseenesest mõistetav või loomulik peaks olema, et meie elu keskendub tema tänamisele, tema austamisele, tema teenimisele, kes on andnud oma elu meie eest. Isa, tänu sulle, et juba siis, kui me ei osanud mõteldagi sinust, astusid sa selle sammu, et sa andsid oma poja meie eest. Tõenäoliselt me ei mõista täna lõpuni seda, mida see tähendab meile. Tõenäoliselt me ei mõista seda, mida see tähendas sulle ja tähendab sulle. Aga aita avada meie vaimusilmasid. Püha vaim, tule meile appi. Et meie elu võiks täita vaimustus ja hämmastus ja tänulikkus sellest, mida sa oled meie heaks teinud. Issand, aita meid ka usaldada, kui meil on keerulised kohad, et sina oled lubanud ja tõotanud anda meile rooga omal ajal. Aita meil ära oodata need sinu ajad ja aita meil hingata sellel ajal, kui me ootame. Me tahame panna oma pea sinu rinnale ja me tahame ütelda sulle ja elada selliselt, et issand, me usaldame sind. Issand, me tahame, et sina oled meie suurim turvalisus ja kindlus, sest sa oled hea ja su heldus kestab igavesti. Aitäh sulle. Amen.